Meil on siin siis praegu, ütleme, tulnud meie aktiivsem osa seltskond Võrumaa rahvaliitlastest, kuigi siin on meid vähe, aga kokku Rahvaliidus on meil Võrumaal ligi 700 liiget. Ja võib öelda, et ega ka nendel viimastel keerulistel aegadel meil eriliselt vähenenud ei ole rahvaliitlaste arv, vaid on jäänud samale tasemele, kuigi mõned on lahkunud siin. Nagu me teame, nende suured probleemid sotsidega ühinemisel, sinna läks rõugeosakonnast üks seltskond ära ja nii edasi, aga meil on ka toredaid inimesi, kes on leidnud, et nüüd ongi õige aeg tulla Rahvaliitu ja lüüa kaasa nendes tegemistes ja maaelu muresid aidata välja selgitada ja lahendada, nii et meil on peale eelmist erakorralist kongressi on üle 10 inimesega juurde tulnud Võrumaal rahvaliitlasi. Nii et see näitab, et Rahvaliit on Võrumaal tegev ja tugev. Nii et ütleme, meie tegevus praegu toimub kahe niisuguse olulise etapi kaudu. Üks on siis 20. septembril toimub volikogu ja kongress, mis toimub 20. novembril ja vahepeal tuleb veel tõenäoliselt kokku ka volikogu ja juhatus muidu. Nii et meie väga tähtis töö seisneb praegu selles, et me suudaksime luua endale lõppkokkuvõttes niisuguse valimisnimekirja, üleriigilise valimisringkondade nimekirjad, et meie nimekirjade poolt hääletaks võimalikult palju inimesi. Ja meie valimisplatvorm on koostatud niimoodi, et me ei looda hääli saada ainult maapiirkondadest, vaid ka linnadest nii-öelda maalise eluviisi sõprade või toetajate hulgast. 20 aasta jooksul Eesti riik ei ole tundnud mitte mingisugust huvi Eesti mereliike arendamise suhtes. Aga meie programmis on see väga tugevalt esile. Ja me toome näiteid Soome, Norra, Rootsi, Taani, Suurbritannia, mis tahes teiste mereäärsete riikide elust, kus merendus on majanduse üks ülioluline sektor. Samas meil on seal perega seotud probleemid, naiste ja eriti emade emapalga teema. Tähendab, Rahvaliit on arvamusel, et see on ebaõiglane süsteem, mis praegu on kehtestatud, et emapalk sõltub ema eelnevast palgast. See peaks olema hoopis õiglasemal alusel ja nii edasi. Nii et te saate sellega kõigega lähiajal tutvuda ja ma loodan, et te teete häid ettepanekuid, mis võimaldab meil selle töö edukalt lõpule viia. Ja nagu siin oli juttu, et 14. juba on need eelprojektid valmis vastavatelt dokumentidel 20. käime ka volikogus ära. Nii et siis me hakkame levitama ka neid materjale osakondadesse ka, saame veel oma arvamusi ettepanekuid esitada ja 16. lööme oma konverentsiga siis selle asja lukku ja arutame siin ja siis määrame ka delegaadid kongressile ja nii edasi.